Tere sõbrad! Täna ma tervitan teid Soomest, oma suvekodust. On ilus maikuu hommik ja ma võtsin siia kaasa piibli ja ma loen Jeesuse sõnad Matteuse evangeeliumist. Pange tähele taevalinde. Nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse. Ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Siin on väga hea panna tähele taevalinde. Ma olen siin sel kevadel väga palju neid vaadanud ja see on väga põnev. Ja ma tahtsin täna natuke tutvustada teile neid linde, kes siin minu lähedal elavad. Nagu sa kuuled võib-olla, siis linde on siin palju. Nad laulavad. Seal on keegi. Siin on vähemalt rasvatihased, sinitihased, kärbsenäpid ja kägu kukkus ka täna hommikul ja see on kärbsenäpp. Metsvint on siin ka ja palju teisi, keda ma ei tunnegi, ei oskagi tutvustada. Ma olen pannud siia oma suvekodu õuele üles ka päris mitu pesakasti lindudele, et neil oleks siin hea peret luua ja poegi üles kasvatada. Ma keeran nüüd natuke seda kaamerat, siis näitan ühte. Nii. Vaat siin selle kuuseoksa taga on see kõrge mänd ja seal männi küljes on üks pesakast, mille ma panin üles umbes 6 aega tagasi. Mul oli saanud karantiini aeg siin just läbi, kui ma ei tohtinud üldse poodi minna või kuhugi ja siis ma käisin toidupoes ja ma läksin ka rauast läbi ja mul oli vaja sealt tööriistu ja siis jäi mul silma linnu pesakast ja ma mõtlesin, et kuigi mul oli juba ehitatud ja plaanis ehitada juurde ise neid pesakaste, aga ma ostsin ühe kasti sealt poest ja ma panin selle üles siia selle puu külge veel samal õhtul ja tead mis, järgmisel hommikul vara, kui ma vetsu läksin, siis ma märkasin, et seal käis juba usin sisustamine. Härra ja proua rasvatihane olid selle leidnud ja neile oli see kohe meeldima hakanud ja nad olid hakanud sinna sammalt ja igasugu boorderdusmaterjali veel sisse tassima. Ja mul oli väga hea meel. Ja siis ma märkasin, et sellised tavalised pesakastid tunduvad neile väga meeldivad, sest mina olin teinud ka selliseid natuke teistmoodi pesakaste. Ma leidsin kuuri alt näiteks vanad küünalatternad puidust raamiga ja ma mõtlesin, et prooviks, kui keeraks selle teistpidi ja siis paneks sinna puu külge ja panin laastu kattuse ka ja mõtlesin, et äkki mõni tahab sellist suurte akendega maja, aga ei ole linnud tahtnud sellist suurte akendega maja. Nii, aga siis rasvatihased siis hakkasid juba usinalt pesa ehitama ja siis läks paar nädalat mööda ja ma märkasin, et siia oli tulnud kohale ka härra kärbsenäpp. Tema talvel elab kusagil kaugel lõunamaal ja siis
ta tuleb sealt pika maa. No ta on umbes sama suur nagu rasvatihane, selline mustvalge väike linnuke. Ja tema hakkas ka siin vaatama siis neid maju. No siis oli veel mitu korterit siin vabad, aga ma panin tähele, et tema nagu broneeris kõik majad endale. Ta lendas ühe juures ja käis sees ja siis läks teise juurde ja muudkui laulis. Ja siis ma lugesingi, et kärbsenäpp on selline, et tal on kombeks isegi võtta teistelt lindudelt pesa, et kui tihased on juba varem hakanud peret looma, siis juhtub nii, et kärbsenäpp läheb ja otsustab, et minge minema, mina tulen siia majja elama. Ja nii ma nägin oma silmaga ka seda, kui siin selles samas pesakastis käis sees see kärbsenäpp. Aga õnneks siiski nüüd on rahu majas ja rasvatihased jäid edasi elama sellesse pesakasti ja mul on tegelikult selline tore uudis, et nüüd on seal pojad. Ma eile läksin sealt mööda ettevaatlikult ja ma kuulsin, et selline õrn piiks, pojad tegid seal häält. Ja ma ei tea, kas nüüd on siin ema või isa neile toitu viinud juba sel ajal, kui ma siin pildistan, aga muidu ma olen aknast ka jälginud, kuidas nad väga usinalt viivad sinna juba poegadele süüa. Ja mul on väga hea meel, ma loodan, et need pojad saavad seal turvaliselt kasvada. Ja see kärbsenäpp siis pani kinni ühe teise kasti, mille ma ehitasin uue. Ta on siin maja ees, aga ma ei ole veel päris kindel, et kas ta on sinna omale naise leidnud. Tal on küll siin võib-olla mitugi prouad käinud vaatamas, keda ta meelitab ja ma olen kuulnud seda ka, et kärbsenäpp vahest võtab mitu naist endale. Ja sellepärast tal ongi mitut pesakasti vaja. Noh, ei tea, ma loodan, et nemad saavad ka rahulikult oma pereelu alustada varsti. Ja päris järve ääres on mul veel üks vana pesa, ma proovingi, kui meil äkki õnnestub sinna minna. Ma nüüd natuke liigutan seda kaamerat. Vaatame selle kärbsenäpi pesa ka üle, kui me siin juba oleme. Nii, siin on, ma näitan korra, see on minu suvekodu. Seal taga on see tihaste maja ja siin on nüüd see pesakast, kus vähemalt kärbsenäpid on askeldanud. Ja siis ma viin teid korraks sinna veel. Ma loodan, et tuum väga ei tee kõva häält siin. Nii. Nüüd me oleme päris siin. Ja katsun natuke saada seda püsti. No nii. Oleme siin järve ääres ja siin selle kase küljes, kust ma näitan, seal on üks pesakast. See on juba üks vana pesakast. Ma olen selle juba mitu aastat tagasi teinud ja siis see oli juba natuke pehkinud, aga sel kevadel sinna oli üks lind ikkagi ennast sisse sättinud. Aga ühel hommikul, kui ma tulin välja, siis ma nägin väga kurba vaatepilti.
sealt, sellel oli katus ära kadunud ja siis seda pesamaterjali oli üle ääre ja siis päris seal vee ääres oli maas selline imearmas, pehme, vooderdatud linnupesa. Oma udusulgedega oli Vint selle ehitanud ja lähedal siin ühe kase oksal oli üks punarind, kes vaatas, mis toimub. Ilmselt oli see selle punarinna pesa, vähemalt need sulet olid küll seda värvi. Ja ma olin hommikul juba näinud ka ühte kirju rähni siin liikumas ja ilmselt oli see rähn käinud seal otsimas mune endale hommikusöögiks või ma ei tea, kas rähnil on juba pojad olemas, aga igal juhul oli see pesa rikutud. Siis ma võtsin kohe kätte, ma võtsin selle pesakasti maha ja remontisin ta ära ja siis ma panin talle sellise plekist kaitse ka sinna selle augu ümber, et ja mõtlesin, et äkki läheb see punarind sinna tagasi. Aga ilmselt punarind oli juba endale teise pesakoha otsinud, aga nüüd praegugi on seal üks sinitihane. Härra ja proua sinitihane on sinna sisse kolinud ja mul on hea meel. Ma loodan, et saavad turvaliselt seal nüüd pesitseda selle suve ja seal saavad ka pojad üles kasvada. Sinna läks sisse. Ja tihti lauldakse, et lindude elu on selline muretu, nad muudkui oksal hommikust õhtuni laulavad. No tegelikult on lindude elus ka igasuguseid raskusi ja ohte, nii nagu need võivad tekkida tülid teiste lindudega või keegi tuleb, ähvardab või varastab munad või pojad, nii nagu sellel rähnil on kombeks teha. Aga miks Jeesus siis ütles, et pange tähele taevalinde ja Jumal hoolitseb nende eest? Kõik need linnud on ka Jumala loodud ja imeline on seda mõelda ja raske mõista, et tõesti Jumal suudab panna tähele kõiki neid taevalinde ja Jumal on loonud selle kõik nii hästi, et igal loomaliigil on olemas toit, mis talle sobib ja millega ta saab oma pojad toidetud ja üles kasvatatud. See on kõik Jumala väga hästi programmeeritud ja korraldatud. Ja Jeesus ütles, et teie olete rohkem väärt kui need linnud. See tähendab, et kui Jumal hoolitseb iga väikse linnu ja putukagi eest, siis veel seda rohkem hoolitseb Jumal sinu eest. See ei tähenda seda, et meil elus ei oleks probleeme, et kunagi meid ei tabaks õnnetust või viirus või haigus või ei tekiks tülisid. Aga see tähendab seda, et me oleme kogu aeg Jumala peopesal, Jumala kätel. Et ükskõik, mis meie elus ka ei sünniks, ei ole Jumalalt kuidagi kahe silma vahele jäänud, vaid Jumal näeb meid igal ajal ja Jumal on lubanud olla koos meiega igal ajal. Soomes on üks selline tore laul, mida ma olen eesti keeles ka kuulnud. Me võiks proovida seda laulda. Jumala peopesal ei karda linnuke, Jumala peopesal ei karda inime. Kõik on teretulnud, kõigil ruumi on. Jumala peopesal ei keegi ole üksinda.
Laulame veel uuesti, laula sina ka kaasa. Jumala peopesal ei karda linnuke, Jumala peopesal ei karda inime. Kõik on teretulnud, kõigil ruumi on, Jumala peopesal ei keegi ole üksinda. Meie saame rääkida Jumalale igal ajal palves ja saame rääkida talle oma sõnadega, saame tänada teda koos nende lindudega uue päeva eest ja saame paluda tema hoolitsust ja abi ja ligiolu. Ja Jeesus õpetas ka meie isa palve, mille sõnadega me saame kõik üheskoos paluda. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Äkki lähme korraks veel sinna paadisilla lähedale ja siis laulame seal õnnistuslaulu. See on minu saun. Siin on mu paat, sellega ma käin kalal. Täna hommikul käisin ka kalal. Sain 3 suurt kala. Nii. Paneme nüüd selle Issand hoidku sind, õnnistagu sind, tapale paistku su peale. Issand hoidku sind, õnnistagu sind, sul olgu armulik. Issand kaitsku sind kõige kurja eest, sinu hinge hoidku ta, tema rahu ja armastus, need olgu sinuga. Väga tore oli sind näha. Võib-olla järgmine kord viin sind kalale. Koos sellest võiks ka rääkida palju, aga ma soovin sulle väga ilusat kevadet ja algavat suve ja ära unusta, et sina oled taevaisale väärt. Ta paneb sind tähele, nii nagu paneb tähele taevalinde ja saad tema peale usaldada iga päev, iga hommik ja iga õhtu. Laulame veel üheskoos selle Jumala peopesal. Jumala peopesal ei karda linnuke, Jumala peopesal ei karda inime. Kõik on teretulnud, kõigil ruumi on, Jumala peopesal ei keegi ole üksinda.